Ja kui arenguvestluste juurde tulla, et siis ma vaatasin, et eesti keeles tegelikult peamised raamatud või mis nagu kirjeldavadki arenguvestluste läbiviimist on välja antud aastal 2006. Et praegu on meil tegelikult aasta 2008. 2018, seda enam. Et ma vaatan, et siin ongi täpselt, meil on need ilusad ankeedid, et mida ikka õpilaselt võiks küsida ja kuidas ikkagi teha ja siis mulle tundubki, et tegelikult aastaks 2018 tegelikult me oleme siiamaani nagu jõudnud. Aga et eesti keeles nagu materjali otsides, siis mul, ma ei tea, tekibki küsimus, et ma ei tea, praegu ma ei leia, mis need nagu väga head arendused on. Et kui nagu muu maailm praegu kirjutab igasugustest arenguvestlustest ja kuidas neid koolis teha, siis oluline märksõna, mida kasutataksegi, ongi student-led conference. Ehk siis, kuidas ma seda ise tõlkisin, oligi, et õpilase poolt juhitud vestlus. Et eesti keeles see konverents kõlab kuidagi imelikult ja see on, ma arvan, et eksitav nii või teisiti. Ja neid vorme on nagu natukene erinevaid, et see vestlus või selline võib olla ka student-parent-led conference, kus ka võib-olla vanema roll tuleb natukene esile või samamoodi student-teacher, kus võib-olla see vastutus vestluse läbiviimisest on mõlemal poolel võrdselt. Aga jah, et minu kogemus või mille poole mina olen püüelnud ja mida mul õnnestus ka vaadata või kuhu ma sattusin, oli Tallinna rahvusvaheline kool, Eesti rahvusvaheline kool, neid Tallinnas rahvusvahelisi koole mitu, seal on IB õppekava ja ilmselt nemad on seda mudelit juba mõned aastad rakendanud ka. Ja siis ma nagu nägingi, et seal olid esimese klassi lapsed, kes meie mõistes on veel 6-aastased. Nii et siis ma nägin, et reaalselt ongi võimalik teha selliseid vestlusi. Mina olen seal kusagil klassiruumi nurgas, mina olen täiesti võõras inimene. See on seal õpetaja kusagil olemas teises klassi nurgas ja siis hakkavad sinna klassiruumi tulema vanemad, 2 vanemat, 1 vanem oleneb ja laps. Siis nad istuvad laua taha maha niimoodi ja hakkavad ise toimetama ja siis ma mõtlesin, et meil on mingi konverentsipäev, kus et mis nüüd nagu toimub või mis õpetaja siin ruumis teeb. Ja siis ma vaatan, okei, laual on mingid paberid, siis nad loevad paberit, siis nad teevad midagi, siis nad liiguvad järgmise laua juurde. Sealt tuleb mingisugune teine paar, nemad istuvad 4. laua taha, mingisugused laudkonnad on tekitatud. Nemad ka toimetavad, õpetaja käib vahepeal juures, räägib ühe lauaga, räägib teise lauaga ja siis ma saan aru, et seal on mingi toimiv süsteem taga. Ja kõik täitsa nagu toimib nagu kellavärk. Aga ongi tegelikult vanemad räägivad minimaalselt, õpetaja paar lauset ja õpilane on see, kes seal niimoodi pläkud, et tegelikult heas mõttes. Et väga lahe, et siis mõtlesin, et okei, et kuidas see siis toimib ja et ma räägin siis lähemalt, mis siis toimus seal ruumis. Aga võib-olla paar märksõna ka selle kohta, et miks siis sellist vestlust kasutatakse järjest enam või miks seda kiidetakse või hinnatakse, ongi see, et kui vanemad tulevad sellisel laps käe kõrval kooli istuvad laua taga maha, siis reaalselt nemad saavad ka aru võib-olla paremini, mis koolis toimub. Kuidas laps õpib, mida laps on õppinud, mida ta on selgeks saanud. Ja see vastutus, kui selline ei ole praegu ka õpetajal, vaid mina oma lapsega tulen ja minul on ka nagu mingisugune roll praegu siin olla avatud ja märgata oma last. Et õppimine muutub lapsevanema jaoks nähtavaks ja ka võib-olla, et see vanema usaldus või suhtlus või et see saab ka nagu natukene teistsuguse tähenduse, mitte see, et ma kuulen igapäevaselt lapse käest paar lauset, kuidas läheb hästi normaalselt ja siis loen seda e-kooli või stuudiumi. Ja siis võib-olla ka see oluline tuum on seal ka, et õpilase poolt juhitud arenguvestlus keskendub sellele, et kuidas lapsel koolis läheb, aga me jõuame sealt ka sammu edasi,
miks see nii on. Ja seda ütleb õpilane ise, mitte jällegi õpetaja või lapsevanem. Et kui õpilane läheb 20 aasta pärast tööle, siis ma ei tea, tal ei ole ka juhti kogu aeg kõrval, kes tema eest kõik analüüsib ja ütleb ära, et sul läks nii sellepärast, et vaid mingil hetkel peaks see oskus ikkagi inimesel endal tekkima ja mida varem, seda parem. Aga see ei teki, kui lapsel ju ka seda võimalust ei ole. Aga rääkisin siis enda kogemusest, et mis juhtus. Ja võib-olla meil ongi võimalik tekitada väikesed kolmikud. Siin tekib üks kolmik, seal tekib teine kolmik, kolmas kolmik, nelik, sobib, ja siia tekib kolmik ja siia tekib kolmik. Nii, leppige kokku, kes teist on õpilane ja kes teist on 2 lapsevanemat. Ma võin õpilane olla. No, ma olen õpilane. Ei, ma olin ka lapsevanem. Jaa, meil on 2 lapsevanemat. Te võite keerata tagurpidi. Moodne perre. Mul on moodne pere.